Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd, kuidas eneseanalüüsi leht siis meie intranetikeskkonnast Google Docsi üles saada. Nii, intranetikeskkonda ma olen juba sisse loginud ja nagu Tiivi kirjutas, leian ma selle dokumentide alt, avaldused, blanketid, vormid, personal ja siin on õpetaja eneseanalüüs 2013. Nii, kõigepealt peame selle dokumendi endale arvutis alla laadima. Nii, teen lahti, nii luban toimetamise ja nüüd salvestan selle kõigepealt ära. File, save as, siis mõttenoolega, kuhu ma ta panen, ma panen ta praegu ainult näiteks oma töölauale ja klõpsan nupule save. Nii, nüüd võin ma selle kinni panna, dokument salvestati ära. Järgmisena pean ma nüüd minema oma Google Docsi, selleks ma teen lahti siis uue tääbi pealt uue lehe ja kirjutan siia docs.google.com. Nii, kui ma oleksin nüüd oma postkasti siit kusagilt sisse loginud, siis viiakse mind automaatselt sinna, aga mina ei ole. Selleks ma siis login kõigepealt oma postkasti sisse, üles kirjutan postkasti aadressi ja alla kirjutan siis selle sama parooli, millega ma lähen ka oma postkasti. Nii, jõudsin kohale. Ja selleks, et siin siis dokumente üles laadida, selleks me peame klõpsama siia upload nupu peale. Aga veel enne, kui ma hakkan teda üles laadima, vaatame, et kas ta paneb selle kohe Google Docsi formaati ka. Selleks ma lähen nüüd korra siia settingute alla paremal pool. Siis on siin selline asi nagu upload settings. Ja ma vaatan, kas mul on tehtud linnukene siia, et convert uploaded files to Google Docs format. Et see tähendab seda, et kui ma mõne dokumendi siia üles laen, siis ta paneb mul selle kohe Google Docs formaati ja ma saan seda toimetada. Sest teine variant oleks, et ta teeb sellest lihtsalt PDF-i, siis ma saan lugeda, aga toimetada ei saa. Nii et kontrollin ära, et mul oleks siin ees linnuke. Minul on kõik korras. Nii, ja kui olen selle ära kontrollinud, siis siin vasakul pool on upload nupp. Klõpsan selle peale, valin Files. Nii, nüüd tuletan meelde, kuhu ma selle dokumendi salvestasin. Panin endal töölauale, otsin üles ja Open. Ja siis mul hakkab siin paremal pool näha, et kuidas see üleslaadimine siis toimus. Nii, no minul läks see päris kiiresti üles. Ja kui ma nüüd klõpsan siin My Drive'i peal, siis peaks ta mul siin kusagil üleval kohe olema. Õpetaja eneseanalüüsi leht 2013. Nii, kui mulle nüüd näiteks selle asja pealkiri ei meeldi, siis teen siin parema hiire klõpsu, paneme rename ja võin seda siis siin kohendada veel. Õpetaja eneseanalüüsi leht. Nii, lõpu võtame siit ka teeme ilusamaks. Ja okei. Nii, ja kui ma nüüd selle Nii, kui ma nüüd seda praegu enda siin millegi pool pärast ei näe, siis kui ma klõpsan siia oma Recent nupu peale, siis ta peaks mul küll näha olema. Google Docs mõnikord paneb oma dokumenti jumal teab kuhu. Nii, leidsin. Recent on siis viimatised dokumendid, klõpsan selle peale, leian üles. Ja nüüd on siis oluline, et ma pean seda jagama. Kõigepealt koostas õpetaja Pille Pukk, selle vahetan ära, siia kirjutan oma nime. Ja tegelikult ma võin seda dokumenti juba jagada enne, kui ma seda üldse täitnud olen. Et nüüd ma hiljem siis hakkan siia panema seda vajalikku informatsiooni erinevate aastate kohta. Ja kuidas käib siis jagamine? Selleks ma klõpsan siia paremale poole Share nupu peale. Ja mul on öeldud, et ma pean jagama seda oma õppetooli juhatajaga ja juhtkonnaga. Nii, minu õppetooli juhataja on Anne Kaljurand. Kirjutan siis tema meili aadressi anne.kaljurand@gag.ee, panen save. Nii, ja siis juhtkond, panen juhtkond @gag.ee, see on nende meililist. See tähendab, et sellisel juhul on jagatud kõigi nendega ja share and save. Ja kui ma olen selle ära teinud, klõpsan nupule done. Nii, ja ega nüüd ei olegi muud, kui saan vaikselt toimetama hakata. Nii, näitan veel nüüd, kui ma ta panen siit ülevalt kinni ja lähen oma siia My Drive'i, siis tegelikult on võimalik ka leida siit niimoodi, et kui ma hakkan siia üles trükkima, ma tean, mis selle nimi on ja siis ta leiab selle samamoodi üles. Nii et ma leian selle hiljem väga ilusti oma dokumentidest üles,
saan lahti teha ja saan toimetada.